maailm kaotas eile õhtul senaator Lindsey Grahami, mis on Ameerika jaoks täielik tragöödia. Ja samal ajal, kui internetis on jälgid inimesed nagu Anna Kasparjan, kes ütlevad asju nagu hea, et läks, kuna ta oli väga Iisraeli poolt, aga ka väga vastu islamistlikule režiimile, millega muidugi Anna Kasparjan ise hakkama ei saa. Internetis on nüüd hakatud küsimusi esitama. Näiteks, miks oli nii, et ta käis reisil Ukrainas, tuli tagasi ja suri vaid mõne tunni jooksul ootamatu südamerabanduse tagajärjel, kuigi ta oli heas tervises. Ja 71-aastane. Ja meie ei tegele vandenõuteooriatega. Aga mul on selle kohta mõned mõtted ja ma tahtsin neid teiega jagada, eriti kuna see mees oli maailmale tohutu väärtus ja tema kaotus on meeletult suur. Mina isiklikult olen sügavalt kurb. Viimane inimene, kellega ta rääkis, oli president Trump. Vaatame. Mis teeb selle veelgi kummalisemaks on see, et ma sain eile õhtul kõne kuskil varasel õhtutunnil, võib-olla 7 paiku. Ja ta helistas ning ütles, Save America Acti jaoks on kõik valmis. Ta surus Ameerika päästmise seadust väga tugevalt. Ta tuli tagasi ja ütles, et just maandus Ukrainas. Ma ütlesin, et see on pikk reis. Ta kõlas veidi väsinuna, aga muidu oli kõik korras, lihtsalt natuke väsinud. Tal oli selleks õigus. Mees, ta oli kõva töötegija. Ta oli tõesti kõva töötegija. Aga tegelikult ta kõlas hästi, aga ta ütles ise, et oli väsinud. Aga ta tahtis vastu võtta Ameerika päästmise seaduse. Ja ma ütlesin, et me teeme selle ära, Lindsey. Me teeme selle ära. Näeme varsti. Me arvasime, et võib-olla kohtume isegi täna. Ja siis oligi kõik. Ja see oli umbes sel ajal, see ei saanud olla palju hiljem. Ma ei tea, see võis olla tema viimane kõne. Ma ei tea täpselt. Aga ma sain umbes kell 1 öösel sõnumi ühelt tema büroo töötajalt, et ta oli lahkunud. Ma ütlesin selge, ma lihtsalt ei suuda seda uskuda. Ta oli minu jaoks nagu pereliige. See on tegelikult väga raske. See on uskumatu. Härra president, ta oli nii suur eeskõneleja. Ta oli tead, kui ta midagi tahtis saada. Ja tead, tal oli ainulaadne võime. Ta suutis suhelda nii demokraatide kui ka vabariiklastega. Kui mul oli probleem, tõsine probleem, siis ma tihti ei küsinud. Aga kui mul oli probleem demokraadiga, suutis tema selle lahendada. Tead, mis on Lindsey Grahami puhul huvitav ja mida ma just internetist nägin, on see, et ta oli aastaid ja aastaid senatis. Ja ma arvan, et tema netoväärtus oli lõpuks umbes $3 miljonit. Ilmselgelt, kui sa võrdled seda mõne teise inimesega, ma ei hakka nimesid nimetama, aga nemad on teeninud kümneid ja kümneid miljoneid dollareid. Ta oli keegi, kes hoidis madalat profiili ega püüdnud tohutult raha teenida või tohutult kuulsaks saada, vaid ajas neid asju, mis talle tõeliselt korda läksid. Ja see ärritas paljusid inimesi, nimelt iraanlasi Islamivabariiki. Loomulikult, kui ma ütlen iraanlased, ei pea ma silmas häid Iraani inimesi. Ma mõtlen juhtkonda Islamivabariiki, kes vihkasid teda nii väga, et neil oli hiljuti tema jaoks matuse rongkäik. Ja seal oli pilt Lindsey Grahamist, kelle peas oli sihtmärk. Ja ma mõtlen seda sõna otseses mõttes, vaata seda pilti. See on hiljutiselt ürituselt Islamivabariigis. Lindsey Graham, varem või hiljem, teie pead veerevad. Nüüd lisaks sellele, et ta oli Ukrainas, oli Venemaa saatnud delegatsiooni Khomeini matustele. Ja ta tuleb kohe pärast seda tagasi. See ähvardus, et keegi võib ta tappa, on pannud paljud inimesed end väga segaduses tundma. Ja loomulikult on selle teema kohta palju vandenõuteooriaid. Nüüd, mina ei ole vandenõuteooriate pooldaja, kuid ma leian, et see on ülimalt huvitav. See on Aleksander Dugini käest, kellest kui olete meie sisu juba mõnda aega jälginud, teate kõike. Ta on Venemaa ja sealsete ohtude ning lääne infiltreerimise plaanide peamine strateeg. Ja ta kirjutab järgmist. Lindsey Grahami äkiline surm võib olla Trumpile saadetud must märk. Ma kahtlen, et see olid iraanlased. Kõige tõenäolisemalt oli see Mossadi töö, et sundida Trumpi alustama uut täiemahulist sõda Iraaniga. See tähendab selgelt, et sina oled järgmine. Lindsey Graham oli Trumpi vari, tema tume mina ja mul on üks teooria, kallid. See pärineb Douglas Murraylt. Kui keegi üritab süüdistada milleski Iisraeli või juute, siis on see peaaegu alati tegelikult see, mida nad ise teevad. Islamistid tulevad välja igasuguste väidetega näiteks, et Iisrael kasutab koeri inimeste vägistamiseks. See ei ole Iisraeli asi. Teate täpselt, kus see pärineb. Ja üldiselt näeme, et sellised asjad juhtuvad ikka ja jälle. Ja mulle tundub väga kahtlane, et Venemaa saadab kohe välja teate, mis jätab mulje, nagu oleksid sionistid Lindsey Grahami taga. Lubage mul olla väga selge.
Kõigist vandenõuteooriatest universumis on mõte, et Iisrael läheks ja tapaks oma parima sõbra pealinnas, täiesti naeruväärne. see on sõna otseses mõttes jama, eriti kui Islamivabariik ähvardab seda meest ja ta ise läheb Ukrainasse või Venemaale. Muidugi, need pole samad asjad, aga samal ajal olid seal Vene delegatsioonid ja ühe postituse järgi, kuigi ma ei tea, kas see on tõsi, ründas Venemaa mõni tund hiljem tehast, mida ta oli külastanud. See tundub mulle olevat midagi, mille kohta peaksime küsimusi esitama. Nagu Laura Luumer kirjutas, ma ei olnud senaator Lindsey Grahamiga kõiges nõus, kuid ta oli vankumatu võitleja islami ja džihaadi vastu. Ja ta hääletas alati president Trumpiga koos, kui see oli oluline. Ta võitles ka juudi vihkamise vastu rohkem kui ükski teine senaator. Ja tema puhul võis alati kindel olla, et tal oli moraalne selgus meie riigi ees seisvate ohtude suhtes, hoolimata mõnest tema radikaalsest kalduvusest. Ma loodan, et tema äkilise surma kohta algatatakse uurimine. On põhjust arvata, et ta mürgitati ning arvestades hiljutisi välisvaenlaste ähvardusi tema elu vastu, tuleks viivitamatult läbi viia toksikoloogiline uuring. Nüüd võin teile öelda seda, et kui Iraan tõesti selle taga oli, siis küll Trump ei jää sellega rahule. Me nägime seda selles videos, kuulates tema häälsõnumit. See on südantlõhestav ja nad olid lähedased sõbrad ning see on lihtsalt midagi, mille üle mõelda. Aga see, kui lihtsalt ja kiiresti Lindsey Graham on internetis oma seisukohtade pärast hävitatud ning kuidas inimesed peaaegu tähistavad tema surma, on nähtus, mida inimesed peaksid ausalt öeldes kahtluse alla seadma. Sest ma arvan, et see ütleb ühiskonna kohta palju rohkem kui Lindsey Grahami kohta. Näete, pole vahet, kas te ei nõustu kellegi poliitikaga või mitte. Tõde on see, et kui sa oled valmis tegelikult tähistama kellegi surma, kes peaks justkui sinu poolel olema, isegi kui sa ei nõustu tema vaadetega, siis on selles midagi valesti. Ja te peate nägema, millest internet praegu kihab. Nüüd jälle, sellesse võib väga kiiresti sattuda vandenõuteooriatesse. Ma ei tea, ma arvan, et tuleb lihtsalt oodata toksikoloogia raporti tulemusi, aga see on Laura Luuma käest. Mitte väga ammu intervjueeris Tucker Carlson Putini nõuniku Alexander Duginat, kes kutsus üles senaator Lindsey Grahamit tapma. Dugin on sellest ajast peale selle säutsu kustutanud. Ups, me just rääkisime temast. Vaid mõned kuud tagasi kasutas Tucker Carlson oma taskuhäälingus Lindsey Grahami laimamiseks veriste pritsmetega kujutisi ja pealkirja "Nad kaaperdavad maga". Kummalisel kombel ütles Dugin umbes samal ajal, kui see taskuhääling eetrisse läks Grahamist. Samal ajal, kui Vene riigimeedia kutsus üles Ukrainat toetavat senaatorit tapma. Eelmisel nädalal kutsusid Iraan ja Venemaa üles Grahami tapmisele. Üks päev pärast Ukrainast naasmist on ta nüüd surnud. Mürk või põhjustada südameseiskumise. Kas Lindsey Graham mõrvati Venemaa või Iraani poolt? On aeg, et kõik need hullumeelsed woke reihi taskuhäälingu tegijad, kellel on sidemed Duginiga, uuriks FBI direktor. On ilmne, et need taskuhäälingu tegijad on kõik koordineerinud peaaegu identse sõnumi Venemaaga ja on aeg, et justiitsministeerium seda uuriks. Piisab juba, see muutub väga ohtlikuks. Miks lubati Tuckeril minna Venemaale ning intervjueerida Putinit ja Duginit? Mis on tegelik lugu? Miks reklaamib Dugin iga päev Tucker Carlsonit samal ajal, kui kutsub üles USA seadusandjate tapmisele ja Ameerika Ühendriikide hävitamisele? Ma loodan, et maga inimesed avavad silmad ja näevad, kui kuri on tegelikult Vene valitsus. Midagi on väga valesti ja ma kahtlustan, et Lindsey Graham mõrvati. Mitte miski selles ei ole loogiline. Mõrvati selleks, et see mees tappa. Tema on Trumpi jaoks probleem. Ilma temata oleks maailm parem. Olgu, see on Alexander Dugini kustutatud postitus. See on Trumpi postitus, kus on pilt Lindsey Grahamist, mis jätab mulje, nagu oleks ta mõrvatud. Siin on mõned sõnad Hanani Naftalit selle kohta, kas ta tegelikult arvab, et ta mõrvati. Kui ma Washingtoni tagasi jõuan, lähen koos senaator Blumenthaliga vabariiklaste ja demokraatide juhi juurde. Et näha, kas me leiame aega selle Venemaa vastase sanktsioonipaketi edasiviimiseks, mis annab president Trumpile vahendid selle sõja lõpetamiseks. Umbes 24 tundi hiljem kuulutati ta surnuks. Tema büroo andis välja avalduse, nimetades seda lühikeseks ja ootamatuks haiguseks. Laupäeva õhtul kutsuti väidetavalt kiirabi tema Capitol Hilli koju südame seiskumise tõttu. Teatatakse, et parameedikud murdsid lukustatud ukse lahti, tegid elustamist ja viisid ta kanderaamil minema. Ta oli 71-aastane. Ta sai just neljapäeval 71-aastaseks. Tal ei olnud haigustunnuseid. Tema enda juhtiv abiline ütles NBC Newsile, et ei olnud mingeid märke, et senaator oleks end halvasti tundnud. Ja kui sellest veel ei piisa, on FBI sekkunud. FBI direktor Kash Patel teatas, et FBI abistab kohalikke võime ja on teinud kõik vajalikud ressursid kättesaadavaks. FBI, mitte ainult kohalik politsei, vaid FBI. Millal oli viimati, kui FBI sekkus, et aidata senaatori surma uurimisel, kes suri loomulikku surma? Ütle sina mulle.
Sest vaata, ma esitan täna küsimusi, mida ma arvan, et paljud inimesed samuti küsivad. Aga enne kui me jõuame mingite vastusteni, teooriateni või ma ei tea milleni, pead sa aru saama, kes Lindsey Graham oli, sest see kontekst on kõige olulisem. Lindsey Grahami võib pidada Washingtoni kõige sõjakamaks ja kõige häälekamaks välispoliitikaga tegelevaks senaatoriks. Ta oli erru läinud õhuväe kolonel. Ta oli viimane ellu jäänud liige niinimetatud 3 amigost, senaatorite grupist, kes reisisid igasse maailma konfliktitsooni, et seista vastu diktaatoritele ja türannidele. Ta oli tõenäoliselt kogu Ameerika Ühendriikide senatis üks tugevamaid Iisraeli toetajaid. Ta oli Iraani režiimi terav kriitik. Ta oli väsimatu Ukraina eestkõneleja. Ta oli mees, kes surus kõige tugevamalt Venemaa vastu karmide sanktsioonide kehtestamist. Ja vaid mõned päevad enne oma surma oli ta Kiievis. me teame, kes nad on. Muide, Iraani televisioon tähistab tema surma. Ma õnnitlen Iraani rahvast USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul, kes saadeti appi. Ma soovin Ameerika Ühendriikide rahvale õnne selle suure rahvapõrguse saatmise puhul. Õudne. See on huvitav. Ja meil pole ilmselgelt veel mingit infot ning ootame, et näha, mis saab. Las mees puhkab rahus. Ja loodetavasti see, et internet teda nii väga vihkab, nagu ma kohe näitan teile. Sest kui te otsite otsesõnu, otsite Lindsey Grahami, siis leiate siit selle. Anna Kaspariani ütleb, hea, et tast lahti saadi. Nick Fuentes ütleb samuti, hea, et tast lahti saadi. Nii vastik. Lindsey Graham on oma teekonnal järgmise sammuni jõudnud, püüdes veenda vihkajaid ründamat Zeussi ja Peet Poseidonit. Ta ütles, et Zeus ja Poseidon, tema sõnul kulub vaid paar nädalat, kuni me anume maavägesid ja mingit võimalust pole, et Poseidon suudaks vaina sulgeda. Ja siin räägib ta aina rohkem ja rohkem sellest, kuidas ta pooldab sõda ning inimesed räägivad temast kui sõjakullist, nagu ta tahakski ainult sõda, ta tahabki ainult sõda. Kui tegelikult selgub, et ta on üks väheseid inimesi, kellel oli natukenegi kainet mõistust, mõistes Venemaa ohtu, islamistide ohtu. Ja ma loodan, et see kanal teeb tema mälestusele au. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.